Järgnevalt räägime slaididest ja natukene siis vaatame lähemalt, kuidas on võimalik uusi slaide lisada, kuidas on võimalik neid kopeerida, teisaldada, kujundada, kustutada ja paneme natukene rohkem rõhku ka sellele, et millised on valmis paigutused slaididel ja kuidas neid kasutada. Nüüd alustamegi sellest, et räägime kõigepealt siis slaidi paigutustest. Ma olen avanud täiesti uue esitluse ja siin uues esitluses on algselt nagu ikka üks ainus uus slaid. Ja paremal paanis, kui te vaatate, on siis aktiivne automaatselt ka valik paigutused. Ehk siis see on see valik, mille peaks aktiviseerima juhul, kui ta parasjagu ei ole teil aktiivne, et te neid paigutusi näeksite. Ja see paigutuse valik siin paremal paanis kehtib alati siin valitud aktiivse slaidi kohta. Ja miks see paigutus on oluline? See paigutus koosneb, näete, kui ma nende peal siin klõpsan, erinevatest kohatäidetest ja nende paiknemisest. Oluline on näiteks see, et siin üleval on tiitli osa. Ja siis on, näete, mul kaks kohatäidet, kuhu ühele poole näiteks ma võin teksti lisada või vastavalt näete kas tabeli või mõne pildi ja teisele poole täpselt samamoodi. Aga võib-olla mul on selline slaid vajalik, kus on ainult tiitel. Siis ma valin sellise paigutuse, kus on ainult tiitel. Ehk siis mul ei ole siin liigseid slaidi osasi või kohatäiteid. Kohatäited mängivad suurt rolli ka siis, kui me hakkame vaatama juhtslaidi. Ehk siis juhtslaidide puhul me räägime sellest, kuidas on võimalik luua ühesuguseid reegleid ühesuguse paigutusega slaididele. Ja seal on oluline, et me kasutaksime õigeid paigutusi, sellepärast, et siis me saame ühesuguse paigutusega slaide üheaegselt muuta. Mis tahes ajahetkel võib seda paigutust muuta ka hiljem, hoolimata sellest, kas mul juba tekst on olemas või ei ole olemas. Näiteks ma avan siit ühe esitluse, kus mul on juba natukene olemas ka sisu. Näiteks siin on näete teemad. Esitlus räägib siis LibreOffice'ist. Ja nüüd olenemata sellest, et mul on siin juba paigas nii tiitel kui ka sisu, ma võin muuta selle slaidi paigutust. Näiteks tiitel ja 2 sisu. Ja näete, et see üks sisu lahter kohatäide lihtsalt ilmus juurde. Või ma võin näiteks valida ka, et mul on sisu vasakul ja paremal on 2 sisu. Või mul on näiteks ainult tiitelslaid. Siis olemasolev tekst püütakse kohandada selliselt, et see oleks just kui tiitel. Ehk siis see on näide selle kohta, et võib ka olemasoleval esitlusel vastavalt vajadusele paigutust muuta.